et tõmba jah see auk sealt täis, see auk sealt ilusti täis, et seda hea on kavandada praegu siin ja selles mõttes see on nagu seal see, siis seal nukas on ka, vaata, seal on need tühi koht, et tõmba see ka sealt ilusti. No seal, vaata, seal ja siis ega seal rohkem ei ole nagu nii väga neid seal. Aga siit äärest on okei, on ja siit on kõik korras, on ja siit ei ole midagi tühjasi kohtasi. No see läheb nagu svammiga üle. Et väga tähtis on, et kui ta natuke laheneb, et siis nagu märja svammiga üks see sisekülg läheb üle. Et selles mõttes jah, aga selles mõttes nüüd meil on need kivid on siis õlitatud ja ütleme, kõik on siis käinud veest läbi need kivid, et need on täiesti märjad, aga muidu ei saaks üldse puhtaks seda kivi, kui ei oleks õlitatud enne, see on nüüd toiduõliga. Marko võiks siin teinud. Ja siis on üks asi, noh, ma ei tea, paljud muidugi teavad, et igas voogis on traati läheb üle 100 meetri ahju peale või rohkem. Mõne ahju peale läheb üle 200 meetri olenevalt ahjust, et igas voogis on see traat vahel. Ja siis on huvitav on muidugi see, et ma ise hakkasin 1998 aastal Muhus Pädastes oli vaja nagu pliiti endal teha ja siis Veski raamatu järgi sai see esimene pliit, noh, väga suure hädaga muidugi sai see teha, see oli paras veavalu ikkagi. See tundus ikka hirmus keeruline, see eks see raeahju alt läbi nii ja see värk ja siis muidugi noh, siin oma isa nagu andis nõuandeid ja niimoodi sai see siis teha ja siis üks aasta hiljem 99 või oli see samal aastal, see võis ka samal aastal olla 98, siis sai siis jälle oli vaja pliiti nagu teha endale teises kohas ja siis mul õnnestus leida selline hea sõber, üks Lembit Räpinast, kes oli väga huvitav Potsepp ise ja siis tema siis tuli ja oli minu juures nii kaua, kui see oli nagu valmis, et ta ise ei pannud seal ühtegi kiri paika, aga ta õpetas ja vaata, seal on üks auk seal, täitsa sealt nukas, vaata seal, vaata seal, tõmba see ka täis. Ja siis Lembit rääkis ise, et kuidas tema oli siis õppinud, ta oli siis suht vana mees tol ajal, aga siis, et ta oli siis SS-is Saksa sõjaväes ja siis nad peale sõda andsid ennast vangi Austrias ja siis nad sattusid siis Ameerika laagrisse ja siis need pakuti seda, et kes lähevad siis vangi või siis lähevad siis eriväeossa ja noh, loomulikult kes sai, läks siis sinna eriväeossa ja siis seal oli siis neil siis eriülesanded, aga et seda siis varjata, siis pakuti neile selliseid ameteid, et nagu potsepa töö. Siis Lembitul seal õnnestus õppida siis potsepaks
ja siis ütleme väga-väga palju aastaid hiljem, siis ta rääkis mulle kõik selle ära siis, et kuidas, mis need laskuvad lõõrid on ja kõik asjad, noh, mis siin sel ajal olid suhteliselt uued asjad, kõik uued teemad, et tänu sellele, et Lembitule ma sain väga palju seda õpetust ja siis hiljem ma läksin nagu Soome õppima ja olin aasta otsa, olingi Soomes, uurisin seal ahjusi ja siukseid asju, et see on kõik väga pikaajaline protsess, aga see on huvitav ja nüüd meister Marko, noormeister Marko Lehvitahju pealt, et Marko on nüüd ka nagu saanud selle pisiku, et see on, et kui sa maski ei kanna ja neid ei tee neid värke, et siis sa saad selle ahjuehituspisiku ja nad kõhib seal ja see ei lähe üle enam, see ainult süveneb see haigus. Vot niimoodi.